Ma tellisin selle toidu siuksest äpist nimega Too Good To Go, mis siis võitleb toidu äraviskamise vastu või food waste'i vastu. Ehk siis terve see toidukott maksis mulle 29 krooni, mis on umbes 4 eurot ja ma sain terve kotitäie toitu. Nagu see on nii äge, et siukest asja tehakse ja see on nii odav. Kui sa elad Taanis või kui su riigis on sarnased võimalused, siis go for it ja ülihea äriidee eestlastele, kes soovivad head startupi luua, nii et korda apteegis ja inimesed piinlik. Ühesõnaga ma käisin apteegis ja see apteeker ei osanud inglise keelt ja siis ma mõtlesin, et okei, ma tean taani keeles, kuidas öelda, et mul on. Ja siis ma mõtlesin, et äkki migreen on mingi nagu levinum sõna ja siis ütlesin, et hai ja migreene ja siis ta sai sellest aru. Ja siis nagu seal ei olnud neid koostusosi, mis mul tavaliselt töötavad ja mul on väga kindlad ravimid, mida ma saan võtta, mis aitavad, teised valuvaigistid täiesti mõttetus. Ma lihtsalt võtsin mingi uue koostusose kombinatsiooni ja loodan, et see töötab, sest et vaikselt suren. Ma tulin koju, tuli välja, et see asi käib vee sisse, ehk siis mul oleks lihtsalt nagu keegi lihtsalt taoks mind telliskiviga iga 2 sekundi tagant. Ja nagu ma ei ole väga palju rääkinud sellest, et mul on migreen. Kuigi ma olen seda vist ükskord videos maininud, aga see oli vahepeal nii hull kooli ajal. Eriti teatrikoolis, kus ma lihtsalt, mul oli 3 korda nädalas migreen ja ma ei käinud koolis. Mul on migreenid erineva tasemega nii-öelda või erineva nagu kas see on auraga või mitte auraga või no, kui teil on migreen, siis te saate aru, millest ma räägin. See on nagu, et kui hull seis on. Ja kooli ajal olid mul nii hullud migreenid, et ma olin lihtsalt pimedas toas. Ma ei talunud ühtegi heli. Praegu see, mis mul on väga siuke mild, aga kuna see on siuke tuksuv valu, siis see on ikkagi üli ebameeldiv. Ei ole äge, aga äkki see aitab, sest kui see ei aita, siis ma ei tea, mida ma teen. Ma olen mõelnud, et äkki see on sellest, see ei ole nagu nii valus, aga ta on siuke nagu pidev ja see hullult häirib mu päeva. Et äkki see on hoopis sellest, et ma lihtsalt vahin ekraani kogu aeg, sest et mu kool nõuab mult ekraani vahtimist, mu töö nõuab mult ekraani vahtimist. Ja see on üliväsitav ja ma mõtlesin, et äkki ma lihtsalt peaks rohkem hakkama kandma neid sinise klaasiga prille. Apparently need töötavad. Kuna ma ei ole väga usin prillikandja ja varem ma ei kanna oma prille, ma olen kõik oma prillid ära lõhkunud, need on kadunud. Nii et võib-olla ma peaks selle ära proovima ja ma annan teile teada, kas see aitab või mitte. Ma mõtlesin, ma räägin hoopis sellest tänases videos peamiselt, et mida ma üldse ülikoolis õpin või nagu mida ma teen ülikoolis. Ma õpin front-end arendust ja multimeedia disaini, mis tähendab seda, et ma õpin seda, et kõik veebilehed, äpid ja kõik ülejäänud, ma ei tea, graafiline osa veebist oleks esteetiline, ehk siis ma disainin seda, aga samal ajal ma õpin ka kogu seda asja programmeerima. Et see on väga mitut IT-valdkonda haarav õpe, mis on väga äge minu arust ja minu ülikooli struktuur on hoopis teistsugune kui Eestis. Ehk siis me õpime nii-öelda nagu moodulite või ma ei tea, kursuste kaupa ja mul on iga päev täpselt sama õppeaine, umbes 4 nädalat või 5 nädalat järjest. Ehk siis esimesed 4 nädalat ma õppisin kõige basicumaid nii-öelda programmeerimise aluseid. 4 nädalat õppisin user experience'i ehk siis kasutajakogemuse disaini ja nüüd järgmised 5 nädalat ma õpin baasteadmiseid animatsiooni kohta. Ehk siis kui ma iga päev lähen kooli, siis ma õpin täpselt seda sama asja ja me jätkame sealt, kus me eile pooleli jäime. Meil on põhimõtteliselt ülikoolis valik, et kas sa lähed kohale või sa võtad kõike online'is ja sa saad iga päev otsustada nii, kuidas sa tahad. Ma väga naudin seda online õppimist. Mulle tundub, et minu nii-öelda disaini aju töötab paremini, kui ma saan olla üksi ja kodus ja mõelda nendele asjadele. Mis on veel Taani ülikoolisüsteemis teistmoodi on see, et meil on tohutult palju grupitöid. Me teeme neid nii-öelda nagu projekti vormis, ehk siis nagu sul on iga paari nädala tagant üks eksam või siuke kodutöö, mis on tähtis, mille sa pead esitama õigeks ajaks. Ja see on olnud siis mingisugune erinev projekt. Disaini inimestega grupitööd on kõvasti raskem teha, sest et väga keeruline on põhjendada seda, miks mulle meeldib sinine rohkem kui roheline mingi kindla logo puhul, et see on huvitav. Aga esimene asi, mis me siis pidime tegema, oli kindlal teemal koduleht, kõige basic oma progega ja otseselt disainile keskenduma ei pidanud, ehk siis me pidime kirjutama kodulehe mikroarvutitest.
see näeb välja selline, ma ei tea, kuhu ma panen selle pildi, aga ühesõnaga selline väga basic, väga algeline. Järgmine projekt, mis me pidime tegema, on vabalt valitud koduleht, ükskõik mis teemal ja ma otsustasin, et ma teen endale portfoolio. Ehk siis ma ehitasin nullist selle lehekülje, mida ma siin jällegi kuskil ekraanil näitan ja siin me juba disainisime, tegime endale logosid, kirjutasime sisu, ehitasime kogu selle kodulehe üles ja tegime selle disaini, tegime JavaScripti, kõik ülejäänud asjad, ühesõnaga, et see oli siis nagu juba teine projekt ja mõelge, ma tegin selle siis, kui ma olin käinud 2 nädalat ülikoolis. Nagu mul oli põhimõtteliselt 0 teadmist programmeerimisest. Ehk siis mulle meeldib see, et me õpime nii tugeva tempoga, et 2 nädalat hiljem juba võisin öelda, et jaa, ma oskan programmeerida nendes keeltes, mis on väga äge. Ja siis 3. projekt, mis oli siis seotud user experience kursusega ehk siis kasutajakogemuse kursusega. Meie nii-öelda kursuse teema oli T-särgi pood, ehk siis me pidime uurima inimeste tarbimisi ja käitumismustreid T-särkidega seoses ja siis lõpuks me pidime üles ehitama mobiiliversioonis veebipoe T-särgi brändile, aga selle T-särgi brändi me pidime ka üles ehitama, ehk siis meie otsustasime, millised need T-särgid on, millised disainid on, millised värvid on, milline on firma nimi, millised on, ühesõnaga kogu bränding, selle me pidime ka tegema, ehk siis see on see, kuidas bränd ennast turundab, kuidas see välja näeb, milline on logo, mis on selle nimi ja nii edasi. See oli väga huvitav projekt ja minu arust see veebileht lõpuks tuli üliilus välja. Vähemalt mulle see väga meeldis, mina tahaks selles veebipoes küll osta. Ja nüüd viimane siis projekt, mida me hetkel teeme, on see, et igaüks peab ehitama üles mingisuguse arvutimängu ja seda ma hetkel ehitan, ehk siis ma ei saa sellest konkreetselt mingit näidet tuua, aga ma võin update ida seda mõnes hilisemas videos. Mulle väga meeldib see ülikoolisüsteem, minu arust see on palju praktilisem kui see, et sa käid ülikoolis ja siis sul on mingi iga 3 tunni tagant mingisugune uus loeng uuel teemal, siis sa pead jälle uuesti keskenduma ja see nõuab hullult palju. Et mulle meeldib see, et me hullult fokusseeritult tegeleme mingi projektiga. Muidugi oleneb ka, kui hea grupiga sa kokku saad, sest et kui eksam on grupitöö, siis sa võid ükskõik kui palju effortit sisse panna, aga sa saad hinde ka selle eest, mida teised teevad, ehk siis kui sul on inimesed, kes mitte midagi ei viitsi teha, siis su hinded kannatavad, ehk see on nagu see pahupool grupitöödest. Aga ühesõnaga, Taani ülikool on väga teistsugune. See näitab paremini seda, kuidas reaalselt disainifirmad või agentuurid või disainerid või programmeerijad päriselus töötavad ja sa saad juba nii-öelda nagu ennast ette valmistada sellisteks olukordadeks, mis võivad päriselus tulla. Taani keele osas on hästi palju küsitud, sest et loomulikult ma tahan taani keele ära õppida. Taani keelt saab tasuta õppida Taanis, aga sa pead maksma circa 300 eurot deposiiti, mille sa saad poole aasta pärast tagasi. Ja kuna mul otseselt ei ole sellist nagu vaba raha, mida ma võin lihtsalt pooleks aastaks kuhugi hoiule panna, siis ma otsustasin, et ma lähen kevadel nii-öelda fokusseeritult keelekooli. Aga hetkel ma saan poes hakkama, ma olen isegi hakanud hääldustest aru saama ja sellest, et kuidas peaks mingit sõnu hääldama, aga lihtsalt taani keele hääldus on väga keeruline või nagu siuke imelik. Näiteks siin on üks linnaosa nimega Frederiksberg, aga taanlased hääldavad seda nagu Freisberg. Seega, jah, see on siuke, nad lihtsalt hüppavad enamus tähtedest üle ja see on võib-olla kõige keerulisem osa taani keele juures, sest grammatika on väga lihtne. Mul tuli pakk Eestist. Ja siin ei ole siukest asja nagu pakiautomaatid või vähemalt ma ei ole näinud. Ma peame ise oma pakkidel järele käima. Mul tegelikult täna peaks kool olema, aga millegipärast ei ole. Kuna mul on niikuinii online kool, siis ega meil niikuinii väga midagi ei toimu. Lihtsalt tuleb oma nii-öelda asjadega hakkama saada. Lähme vaatame, mis seal pakis on, sest et ausalt öeldes ma ei tea. Postimaja. Okei, nüüd ma tean, mis pakk see on. See on sinised prillid. Äkki see aitab mu peavalu vastu. Lähen Jyski ja ostan jõulutulesid. Mul on tunne, et mul on vaja seda hüget oma ellu. Hüge on siis see taani sõna, mida kõik eurooplased kasutavad. Aga tegelikult see on taani sõna, nii et ja seda hääldatakse mitte nagu hüge, vaid hüge. Või midagi sellist, ma tegelikult ei ole päris kindel. Nii, teeme
selle unbox imise siis ära. Pakk on Dalmatilt. Nagu ma ütlesin, siis ma tahan katsetada siniste prillide kandmist rohkem. Mul on tegelikult juba üks paar olemas, ehk siis nüüd mul on 2 paari sinise klaasi prille. Te võite muidugi alla kommenteerida, aga mulle tundub, et mulle meeldivad rohkem need valgema raamiga prillid. See on siis Jacuzzi ja see on Monaco. Ja loomulikult ma tegin oma researchi ja erinevad researchid on siis välja toonud, et sinise klaasiga prillid esiteks aitavad vähendada seda silmadele lasuvat pinget, mis tuleb sellest, et me kogu aeg oleme arvutis. Teiseks, sinine valgus, mis arvutites tuleb, nagu igal pool, näiteks Matthew Walkeri raamatus on öeldud, et sinine valgus tegelikult häirib meie und ja see peaks siis neid melatoniini tasemeid natuke stabiilsemana hoidma. Kui võtta need Dalmati pruuniraamiga prillid ja minu tavaprillid, siis need on väga sarnased ja kui sul prille ei ole, sa tahaksid olla see prillidega hipster, siis why not? Sa võid ka need igapäevaselt kanda. Kui sa tahad ka siniseid prille, siis Dalmati tegelikult andis teile sooduskoodi, mis on Katrin 10. Nii et nüüd me võime koos katsetada neid. Ja võib-olla veel mingisuguseid update, mis on Taanis toimunud, on see, et piirangud on läinud palju karmimaks ja me peame hakkama kandma maski absoluutselt igas avalikus kohas. Samamoodi Taani valitsusest teatas, et kui nüüd vaktsiin peaks tulema, siis Taani suudab võimaldada igale tervisekindlustusega inimesele vaktsiini, mis tähendab selle, et kuna meil on juba see tervisekindlustuse haigekassakaart nii-öelda Eesti mõttes, ma saan Taanis koroona vastu tasuta vaktsiini, mis on tore. Ja muidu oleme väga palju Taanit avastanud, ma olen tohutult palju käinud plätudega poes. Samamoodi me oleme mitmeid kordi käinud Taanis Hirvepargis, mis on Klampenborgis, mis on siuke ülisuur park, kus elavad hirved, ma ei tea, bämbid, kuidas iganes neid nimetatakse. Neil on mega suur maa-ala, nad elavad seal vabalt, kui ma tahan aega maha võtta, siis me läheme alati ratastega sinna, see on mega lähedal Kopenhaagenile ja seal on ka lõbustuspark. See on kõige vanem lõbustuspark Taanis. Maailma kõige vanem lõbustuspark. Kas see on maha jäetud või? Panin selle kinni täna meile. Kui romantiline. Kas see päriselt töötab või? Jaa. Me läksime ka siis, kui see avatud oli ja siis oli see väga palju inimesi täis. Ma olen nii lõbustatud. No, nüüd me oleme tagasi päevas, kus ma editin sedasama videot. Ma loodan, et sa nautisid seda päris videot sellest, mida ma igapäevaselt teen. Subscribe ja like ja nagu ikka.